Tere! Startup kogukonna ühe kõige olulisema osa moodustavad investorid, kes on ühtaegu kõige hirmutavamad kui ka põnevamad inimesed ruumis. Mõned neist on tuntud ka ingelinvestorite või äriinglitega ja kes nad on ja mida nad teevad. Täna räägimegi sellest Eesti äriinglite võrgustiku juhi Anu Oksaga ja ingelinvestori Kristjan Raudega. Anu, alustame ABC-st. Kes või mis on ingelinvestor ja kuidas erineb ta tavalisest investorist? Tere! Ma ei oskaks öelda, et tavalist investorit on olemas, aga ingelinvestor on tavaliselt varakas eraisik, kes investeerib iseenda raha, aga mitte ainult, vaid investeerib ka oma aega, oma võrgustikku, oma kogemusi ja üldse annab kõik selleks, et see ettevõte, kuhu ta on investeerinud, kasvaks ja tal läks hästi. Kas see tähendab, et ingelinvestoril on tavaliselt mõni spetsiifiline taust, kas erasektorist, ärivaldkonnast? Jaa, tihti nii on. Selles suhtes, et investorid valivad oma investeerimisobjektid ikkagi tavaliselt selle järgi, mis neile endale huvi pakub või millest nad aru saavad, millest nad teadlikud on. Näiteks turundus või marketing või näiteks toidutehnoloogia või tervisetehnoloogia, et investorid ikkagi üldjuhul investeerivad sinna, millest nad aru saavad. Teine lugu on, kui investeeritakse suure sündikaadiga koos ja sa paned lihtsalt oma raha kuhugi väikese raha investorina ja siis investeeritakse kõik koos, et siis ei pruugi olla see just sinu huvi valdkonnas olev ettevõte. Nii et ABC teine põhiline termin on sündikaat ehk siis ühisinvesteerimine või üheskoos investeerimine. Mainisid ka, et investorid ja ingelinvestorid peaksid olema ikkagi natuke varakamad. Kas see tähendab, et minul peab olema põhjatu rahapada, mida ma hakkan siis välja jagama erinevatele ettevõtetele? Tõsi, ingelinvestor peab olema varakas. Ta ei saa päris kuupalga pealt võib-olla investeerida, aga ei pea olema miljonär, vaid võib olla täiesti oma ärituluga investeerida. Me oleme siin teinud neid sündikaate, kus kõige väiksem pilet, millega sisse saada, on 5000 eurot. Nii et 500 euroseid pileteid saab panna kas Funderbeami või aktsiatesse või kuhugi mujale. Mis on siis näiteks ühisrahastus? Ja, või siis börsiinvesteeringud, aga ingelinvesteeringud, mis investeerivad otse startup ettevõttesse ja startup on siis kiire kasvuline maailma suunatud tehnoloogial põhinev ettevõte, siis ikkagi siuke 5000 piir, alates 5000 ühe investeeringu kohta võiks arvestada. Ja minu meelest on öelnud investorid ka see, et kui sul on circa 40 000 eurot, mida sa oled nõus kaotama, mida sa oled nõus, mõtled 40 000 eurot, mul on nüüd siuke raha ja ma olen nõus sellest ilma jääma. Et siis sa oled valmis ingelinvesteeringut tegema. Ja samal ajal võimalus seda raha tagasi teenida kas või mitmekordselt on ka väga suur. On olemas. Olgu. Kristjan, kuidas leidsid sina tee investeerimiseni ja ingelinvestoriks olemiseni? Ja, tere ka minu poolt. Ma olen nagu investeerimishuviline olnud tegelikult pikka aastat, alates aastast 2004, kus ma tegin esimese liigutusi aktsiaturu suunal. Ma olen proovinud erinevaid varaklasse, kinnisvara on üks mu endiselt lemmikuid, laenud, aktsiad mainisin juba, aga mis puudutab nagu startup ja ingelinvesteeringuid, siis ma leidsin selle teekonna niimoodi, et kuna ma olen turunduse valdkonnas viimased 12 aastat toimetanud ja viimased 5 aastat sellest ma olen olnud tegelikult ka päris paljude startupide nii Eesti kui välismaa turundusmentorina, siis mul see nagu vahetu touch, vahetu nagu suhe oli startupidega juba olema seos. Ja see oli nagu esimene nagu platvorm, teine nagu platvorm oli see, et ma mõtlesin, et okei, et ma võin nagu aktsiaturul investeerida, aga mis mu konkurentsieelis seal on? Mul ei ole seal mingi tervist konkurentsieelist, et masinad niikuinii treidivad mist kiiremini, neid ma ei ületa oma kiirusega, oma teadmistega ma kindlasti ületa suuri fondijuhte ja kui sa võtad börsiettevõtted, siis ma börsiettevõtete nagu omanikega, juhtidega, ma ei saa nagu vabalt lõunale ka minna, sest mu kontaktivõrgustik ei ole veel nagu niivõrd korralik ja hea. Ja siis ma nagu leidsingi just selle ingelinvestori nagu rolli just selles koha pealt, et punkt 1 ma saan anda sinna enda valdkonna teadmisi, ehk siis turundus, marketing, müük on ju. Teine on see, et ma olen ka ise asutanud 3 rahvusvahelist ettevõtet, ehk ka siis see ettevõtluse pool ma saan anda
ja pluss veel tegelikult, kui ma investeerin, siis mingil määral ma saan ikkagi ka mõjutada ettevõtte käekäiku, mis tähendab seda, et ma saan natukene isegi oluliselt paremini kontrollida oma investeeringut versus näiteks tavalise aktsiabörsiga. Nii et siit tuleb välja, et tegelikult investeering ei tähenda startup maailmas kindlasti mitte ainult raha, vaid tähendabki kogu seda mentorkogemust, seda võrgustiku jagamist. Ma ütleks niimoodi, et kui sa tahad ainult raha pärast ja sa oled kuulnud siin, et see on 1000 korda tagasi teeninud, see on 100 korda tagasi teeninud või 10 korda tagasi teeninud, et ma nüüd alustan selle pärast ingelinvesteeringutega, siis see on väga vale vastus ja väga vale põhjus alustamaks ingelinvesteeringutega. Tõsi. Mis startupi investeerisid sa esimesena? Jaa, ei, ma mäletan küll seda. Ma toon 2 näidet siin. Esimene oli see, et ma investeerisin tegelikult esimesena vist Funderbeami platvormil, sest et üks soovitus on kindlasti see, et ära mine üksi ja ütled, et nüüd ma nagu tean kõike ja oskan kõike ja nüüd palun, siin on mu raha ja põletage see mu silmes ära. Funderbeami platvorm ja selline tore Eesti ettevõte nagu Upsteam. Ja miks ma neisse investeerisin, oli see, et ma nägin seda tiimi ja ma nägin seda powerit selles tiimis. Ma tean ettevõtjana, et neil tuleb väga palju probleeme tulevikus. Põhiliselt sa investeerid ikkagi selles faasis tiimi. Kui sul on tugev tiim, siis vahet ei ole, mis sealt tuleb, nad nagu manööverdavad sellest takistustest mööda. Ja hea on näha, et mõlemad on tegelikult ju elujõulised ettevõtted ka täna. Jaa, Upsteam on elulõuline ja teine, mis oli otseinvesteering konkreetselt, ehk siis oligi esimene investor, oli Promoti. Ehk siis see on influencerite platvorm, mis täna tegelikult Eestis on vist 17 000 influencerit seal peal. Ma ei teadnudki, et Eestis nii palju influencerid on. et Promoti ja nendel on nagu just nagu Skandinaavia suund praegu ja mõlemad tegelikult on elujõulised ja toimetavad ja väga kiiresti kaasa. Tugevalt laienevad. Anu, kui Eestis on 17 000 influencerit, siis kui mitu või kui palju on meil Eestis äriingleid? Ega me seda numbrit tegelikult täpselt ei tea. Selles suhtes Eesti äriinglite võrgustikku ehk Estban kuulub nats üle 150 ingelinvestori, aga tegelikult on ingleid kindlasti rohkem. On startupide asutajaid, kes on saanud sealt oma raha kätte või raha välja ja nüüd ise investeerivad tagasi, ehk nad on uuesti annavad selle raha tagasi ringlusesse startupidesse. Nii et kindlasti kõik ingelinvestorid ei ole Estbanis, aga väga suur osa. Nii et ma arvan, et umbes seal kuskil 200-300 vahel võiks see jääda. Kui me loeme ka kõik Funderbeami investorid ja kõik Fundwise'i investorid, siis me räägime tuhandetest inimestest, kes ikkagi investeerivad. Juba Eestis? Jaa. Aga mitte ainult Eestis, selles suhtes Eesti äriinglid investeerivad ka rahvusvaheliselt, investeerivad ennekõike lähipiirkonnas, Soome, vähem Rootsi, aga Läti, Leedu, Venemaa, startupid, Valgevened, Ukrainad, et sinna läheb ka Eesti raha. Aga miks ei investeeri Eesti ingelinvestorid näiteks Uberisse, Bolti, Bolti küll, aga näiteks mõnda rahvusvahelist väga tuntud ettevõttesse? Ma ei saa öelda, et nad ei investeeri. Eesti äriinglid on need esimesed investorid, kes on sinna Bolti ja TransferWise'i ja Skype'i ja igasse sellisesse ettevõttesse pannud oma esimese seemne. Ja sellest räägibki või investeeringute või startupi elukaar, ehk siis kõigepealt tuleks raha saada sõpradelt, sugulastelt, emalt, isalt, võib-olla rikkalt onult Kanadast, aga teine, kes tuleb investorina sisse ja kes on võõras selle founderi jaoks või selle asutaja jaoks, ongi ingelinvestor. Ja pärast juba suuremad fondid, VC-d või kuidas eesti keeles on? Riskikapitalistid. Pärast juba tulevad riskikapitalistid ja suuremad fondid juba rahvusvaheliselt, kes praegu investeerivad Bolti näiteks. Ma ütleks selle peale, et hetkel, millal ettevõte on juba rahvusvaheliselt tuntud, siis see on ingelinvestoril juba liiga suur amps. Tavaliselt ingelinvestor investeerib nendesse ettevõttesse, millest mitte keegi mitte midagi veel ei tea. Ehk siis ingelinvestor oma olemuselt peab olema mingil määral selline visionääri tüüp, kes näeb, et okei, see on nagu hea tiim, see on päris probleem, mida nad lahendavad, neil on päris hea lahendus, neil on juba mingisugune käive, rahavoog, kliendid ukse ees olemas. Okei, ma usun sellesse. Ja ingelinvestor tavaliselt annab sellise esimese õnnistuse ettevõttele, kes siis ettevõtte kui founderina saavad, okei, keegi meisse päriselt ka usub. Keegi julgeb meile päriselt ka oma nagu välja teenitud hiiga raha anda.
võtame selle asja nüüd korraks kokku. Ma olen varakas, ma arvan, et minus on seda visionääri küll, aga ma täpselt ikkagi ei tea, kuidas seda raha investeerida. Kas ma lähen raha patakaga startupi juurde või kus ma selle startupi üldse leian? Anu, kuidas näiteks Estban toetab ingelinvestoriks saamist? Estbanil on selleks üsna mitu moodust või meetodit. Esiteks on need suured sündikaadid, kus juhtinvestorid, näiteks Kristjan juhib siin mõnda investeeringut meil, läheb ees ja ütleb, et nii, sinna sellesse startupis me võiksime uskuda, me võiksime investeerida ja võtab selle ülejäänud sündikaadi kaasa ja neile siis aidatakse teha kogu see juriidiline pool selgeks, aidatakse teha ka due diligence, mis on siis, selle jaoks ei ole eestikeelset väljendit, nii-öelda investeerimiseelne audit, et vaadata, kuidas startupil läheb. Natuke nagu põhjalik taustakontroll. Just. Ja siis ühiselt investeerides on see oluliselt lihtsam ja teadmisi saab siis nendelt juhtinvestoritelt ja kogenumatelt investoritelt. Aga Estbanis on ka koolitusi, kooskäimisi, võrgustumist, lihtsalt ühe laua taga istudes ja arutades, kuule, kuidas sina need lepingud korda said või et mis sina sellest startupist arvad, ka see on Estbani väga oluline roll. No, miks mina just liitsin Estbaniga oligi puhtalt see, et ma nägin, et seal on väga erineva taustaga inimesi, keda kõike huvitab üks ühine nagu asi. See on investeerimine väga riskantsetesse ettevõtetesse. Ja need huvitavad inimesed a la stiilis näiteks, kui mul on üks startup, kes tuleb, ütleb, et kuule, et raha vaja, aitäh. Ja ma ei tunne seda startupi valdkonda väga hästi, siis kindlasti ma leian sellest võrgustikust inimesi üles, kellel on see nagu oma 5 sõrme. Väga hästi. Mis on praegu need valdkonnad, kus startupid toimetavad ja millised ettevõtted otsivad Eesti äriinglid? Me rääkisime siin kindlasti sellest, et nad on kõrge riskiga ja see on startupidele üldiselt omane, aga näiteks võib-olla mingisuguse suuna põhimõtte pealt, et kas vaatame siia Promote'i suunas, kes mainis erinevat turundust ja influencerite kaasamist, on meil veel mingisuguseid trendivaldkondi? Kõige kuum teema vast on fintech. Eestis on ka siin edulood ees on olemas fintechi najal. On ka päris palju health-techi arenemas, edutech vaikselt kasvab, et siin on nagu erinevad valdkondi. Ma ei ütleks, et üks on nüüd nagu, fintech võib-olla on Eestis nagu peajagu üle nagu kõik Martech, mis on siis marketing tehnoloogia. Ja need pakuvad huvi ka investoritele? Kui see investor jagab seda, näiteks minu nagu üks kriteerium on see, et ma olen sellest ärist nagu 100% aru saama. Kui ma ei saa sellest ärist aru, see võib olla väga hea äri, see võib olla väga hea tulemustega, ma ei sööndi sellesse väga kaasa minna. Juhul, kui seda ei liidi, ei juhi väga hea juhtinvestor, keda ma usaldan ja tean, ja kes on spetsialist selles valdkonnas. Lõpetuseks, Kristjan Anu, te näete ilmselt väga palju startupi esinemise ehk pitche ehk lavakõnesid. Mis on praeguseni olnud kõige parem esitlus ajaloos? Sa mõtled nagu pitchi mõist? Jaa. Tead, see on... Mille peale võiks öelda, et jaa, siin on minu raha, ma usaldan teid? Pitchi peale ma pole kunagi seda öelnud. Just nagu selles kontekstis, et pitch on selline tore asi, eriti veel, kui nagu tänasel viimasel paari kuul on toimunud see online'is, siis pitchi sa võid maha lugeda ja sa võid selle teha überheaks. Aga kas sa päriselt ka nii hea oled ja kas su ettevõte ka päriselt hea on, see on omaette küsimus. Et ma ei tooks nagu välja, mis on nagu väga hea pitch, ma tooksin välja, mis on väga hea meeskond. Sest et päeva lõpuks pitch, igaüks suudab selle 3 minutit endal pähe õppida ja ilmekalt ette lugeda. Aga see, kui sul pole meeskonna taga, kes päriselt execute'id, kes päriselt selle nagu idee ja visiooni nagu täide sul viib, ühtse nagu meeskonnana toimib, siis tegelikult see startupi väärtus on 0. Aga paistab, et Eestis neid tiime on olemas ja paistab, et Eestis on ka investoreid olemas ja järjest rohkem, kes kasvatavad seda kogukonda ja usuvad nendesse uutesse kõrge kasvupotentsiaaliga tiimidesse. Kui sa vaatad maailmakaarti ja sa võtad puhtalt makronumbrite pealt, siis tegelikult Eesti on väga tore koht toimetada ingelinvesteeringute valdkonnas. Sest et meil on ju neid ükssarvikuid per capita kõige rohkem, päriselt ka, ja see ei ole mitte nii palju rohkem, vaid nii palju rohkem. Meil on väga hea nagu kommuun, väga hea ökosüsteem, võrreldes kas või meie naabritega siit või sealtpoolt, mis kõike toetab seda. Mitte ainult ei toeta ingelinvesteeringu, vaid toetab ka nagu startup'e ideede genereerimiseks, talentide leidmiseks ja samamoodi siis kasvamiseks.
aga ma tahan siiski rõhutada, et ingelinvesteering on väga riskantne investeerimise valdkond või investeerimisvõimalus. Nii et tootluseid mitte keegi ei luba mitte kunagi, kui palju täpselt ühe startupiga tootlust saab. Nii et alati tasub kõigepealt vaadata, mida ees teevad targemad, kogenumad, enne kui sa lähed oma 40 000-ga, mida sa oled nõus kaotama ja lüüa see letti. Et ikka kõigepealt õppida, aru saada ja siis investeerida. Kristjan, kuidas päriselt alustada? Ingelinvesteeringutega. Ingelinvesteeringutega. Esimene asi on see, et sa pead nagu enda käest küsima, et miks ma üldsegi tahan investeerida. Nagu me ennem rääkisime, siis, et raha teenida, see on vale vastus. Raha saab teenida iga pool mujal ka, sa võid ka sintsi ka minna, panna musta peale ja sul on tõenäosus suurem võita. Kui sa näed, et sa tahad kas tagasi anda ühiskonnale, kui sa tahad aidata noori, edukaid, ambitsioonikaid inimesi näiteks, kui sul on oma valdkonna know-how, mida sa tahad edasi anda, siis see on juba nagu selline sort of õige suund. Siis järgmine asi on see, et kindlasti hari ennast. Sa võid enne väga palju ära teha, nii nagu aktsiaturgudel investeerimisega, et on olemas erinevad mänguportfellid keskkonnas, kus sa saad teha, toimetada. Tee endal kasutaja Funderbeamis, funderbeam.com. Tee kasutaja sinna ja hakka lihtsalt vaatama erinevad kampaaniad, mis seal on tehtud. Vaata nende uudiseid, vaata kuidas moodi on, seal on nagu omapära on see, et nende osakud siis on ka järelturul kaubeldavad. Vaata, mida nende osakud on teinud, uudiste peale, ettevõtte kasvu peale, nii edasi. Ühesõnaga, loe raamatuid, Jason Calacanis ja Ingel, eesti keeles ka välja just ilmunud väga hea raamat. Kuula podcast'e, samasugune podcast on Jaconi käest, aga on ka muid väga häid podcast'e. Ka nii eesti keeles juba tegelikult tekkimas see turg. Absoluutselt, jah. Investeerimisraadio näiteks, seal käsitletakse juba päris palju ka ingelinvesteeringuid. Ja nüüd, kui sa ikkagi nagu, see pole veel sind ära hirmutanud, et ma nagu ikkagi tahan nagu investeerida, siis kindlasti kaks asja, nagu ma ütlesin, kui su Funderbeami konto on olemas, ma soovitan kindlasti tulla siin Espani. Mina olen saanud Espanist nagu hästi palju väärtust, oluliselt rohkem kui see, kui aastas nad selle eest raha küsivad. Kui sul need asjad on tehtud, siis mõtle, otsusta ära, mis on su kogu pott, mida sa oled valmis investeerima ja kaotama. Ehk siis stiilis on see, et kui sa ütled, et sul on 40 000 on olemas vaba raha, mis sa tahad nagu põlema panna minu silme, siis see on okei. Nii. Kui sul see raha on olemas, siis natuke benchmarke ka. See rahasumma võiks olla orienteeruvalt, kui sa alustad kuskil 10% sinu kogu netovarast. See on orienteer. Ehk siis, kui sul on 100 000 kogu varasid, siis 10 000 on see, millega sa võid minna nagu ingelinvesteeringute peale. Kui sa selle 10% kaotad, ei juhtu suurt midagi. Ei juhtu suurt midagi. Juhtub ikka natukene, aga ei juhtu suurt midagi. Aga kui sul see 10 000 juhtub, oled õnnega koos, panid pihta mõnele heale startupile, muutub 100 000, siis on ju täitsa hästi. On juba topeltõnn käes. Mitte topelt, 10 korda. Ühesõnaga. Ehk siis, kui sa saad selle 10% endal kätte, siis järgmine soovitus sul on see, et siis sa jaga selle 10% jaga omakorda minimaalselt 10 kuni 20 osakuks. Eks tegelikult me räägime siin portfellist. Et ingelinvesteering ei ole see, et mulle hirmsasti meeldib see startup, see ettevõte ja ma tahan kogu raha nüüd panen sinna peale. See ongi täpselt sama hea, et sa võid minna kasiinosse ja panna musta või punase peale. Sa ei pead ehitama portfelli, sest et 10-9 startupi ebaõnnestuvad. Statistika näitab. Ehk siis, ja siit tulebki välja see portfelli kui sa olulisus. esimesel 9 paned raha ära ja 10 ei pane, aga 10 just ongi see, kes lendab, siis sa oled nullis omadega. Ja see 10 võib-olla oleks sul teeninud nagu kogu portfelli tagasi ja siis annab veel sulle preemiumid peale ka. Ehk siis minimaalselt 10 ettevõtted, mis mina soovitan, aga sihi tegelikult 20. Ja nende summadega, mis seal sul üle jääb, sõltub sinu netovara suurusest. Sa tegelikult saadki aru, et sa peadki alustama tegelikult väikestest summadest. Väikidest summadest alates 5 kilost saab kindlasti Espanist alustada ja veel väiksematest saab tegelikult Funderbeamis või siis Fundwise'is ka väga edukalt. Ja see tegelikult on mingil määral ka ju terve investeerimise alustala, et alusta väikestest summadest ja liigu ülespoole ja nii-öelda tekib see teadmus, tekib see haritus ja ühel hetkel tuleb see kindlasti ka tagasi. Ja kohe, kui sa oled investeerinud, siis sul on mingil määral moraalne õigus pöörduda startupi asutajate poole, juhtide poole, öelda, mina olen teie investor, kas me võiksime teha ühe kõne, kohtumise, lõuna, siganes ja tegelikult niimoodi sa õpid veel omakorda nagu seda teist levelit, mis on startupi poolt vaadates.
Kui palju suunavad investorid startupi igapäevategevust? Ingelinvestor startupi maailmas on nagu vanaisa, eks ole, kellele tuuakse laps kohale ja ta mängib selle lapsega, aga õhtuks läheb see laps koju. Või siis, et investeeritakse selle hobuse peale ja selle tšoki peale, kes seal hobuse peal on, aga tallis seda hobust hooldab ikkagi tšoki ise. Ehk siis igapäeva asi on ikkagi startupi teema. Et investorid tulevad appi pigem, kui on võtmeküsimused, võtmeteemad, uksi vaja avada, kontakte vaja juurde saada, see on investorite nagu põhiline väärtus. Paistab, et kui mõnes valdkonnas on riskialtiks olemine see, et sa kihutad kiiresti kas mööda teed, siis tundub, et ka startup maailm on see koht, mis annab kindlasti hea adrenaliinilaksu. Kes soovib saada ingelinvestoriks, saab kindlasti vaadata Estbani poole ja saab vaadata ringi kogukonnas ja tasub võtta ühendust nendega. Tänaseks lõpetame. Aitäh! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.